huvitavad? Mulle huvitavad tundub. Siis poolteist tundi mängime ja siis pool tundi võtame kokku. Need, kes te jääte niisugusest tahvlist tahapoole, olge, võtke oma toolid ja tulge näiteks siia alla keskele või muidu te ei näe mitte midagi. Et miks ma selle tahvli siia keskele tõin, oli sellepärast, et kui see tahvli seal väga taga oli, siis ma siit enam ei näinud midagi, väga väikseks läks. Lihtsalt toole tegelikult. Ja mul on siin 2 interneti aadressi. Ma ei tea, kas keegi on käinud nendes või ole. Esimene aadress on see, kus saab listi kirja panna. Kui teid sõber kutsus siia täna, siis te võite sinna aadressile minna ja saada ise kutse järgmine kord. Et seal saab ennast registreerida ja siis saate neid teemaile, mida ma saadan palju teilest. Teine aadress on veel, on minu veebipäevik, kus ma kõik kirjutan igasugu huvitavaid teemasid nii ettevõtlusest, elust, igasugu jamast, lollustest, mis elus ette tulevad ja nii edasi. Et võib ka huvitav lugemine olla. Nii, siis on mul paar asja, mis ma mõtlesin vähe rääkida. Palju teist eelmine kord siin oli püdomajandusel, kui me eelmine nädal mängisime. Pooled kusagil, väga hea. Paljud tulid täna Tallinnast kaugemalt väljaspool? Kes tuli kusagil? Kõlab kusagil pooled. Et ma tänan teid tõesti, et te tulite, sest samal ajal, kui teie ütles, et on okei tulla Tartust, Pärnust ja muudest linnadest siia selleks, et mängida täna seda mängu, sain ma ka maile, kus inimesed ütlesid, et saad sa aduma Noore rattas, ma pean olema tööl ja ma ei saa tulla, tule Tartusse ja mängime seal. Ma pidin neile ütlema, et noh, see on teie probleem. Et seega tänan teid tõesti, kes te võtsite selle aja ja tulite kohale. Käisin eile kursusel, kus öeldi, et kas kannata või muuda. 2 varianti. No, ta kannatavad siis. Ja tänan, et võtame ette seda tee, et muuta. Üks asi, mida ma tahan teile rääkida täna, on passiivne sissetulek. Kellel on passiivsed sissetulekud? Ma eeldan, et need, kes kätt praegu ei tõsta, et neil ei ole pangakontot näiteks olemas. Siin mängus üks oluline asi, mida te kodima peate ja on passiivne sissetulek, et sellest odavast välja saada. Need, kes mängid, on teada, millest ma räägin, need, kes veel mängid ei ole, saab täna teada. Et tegelikult on see, et igaühel praktiliselt on passiivne sissetulek olemas. Näiteks need samad 2 krooni, mis tulevad 1. jaanuaril teie pangakontole. Et noh, ma arvan, et enamus inimesi nagu ei mõtle või ei saa aru, et tegelikult nad ei ole mitte midagi teinud selleks, et see raha sinna tekiks. Nüüd, saite aru, mis ma räägin, 2 krooni on see intress, mis pank teile üks kord aastas kannab selle eest, et te olete mingit raha teil kontol hoidnud. Ja see on kuus vist miinimum kuusummat 0,2% või mis nad teile maksavad selle eest, kui te hoiate oma raha pangakontol. Ja kusagil 2-3 krooni ikka kuuleb aasta jooksul. Et see on üks osa passiivsest sissetulekust. Ja miks ma seda räägin, seda passiivsest sissetulekut ja miks ma arvasin, et see on oluline praegu, on see, et enam inimesi ei pane tähele seda igapäevaselt, et tegelikult see passiivne sissetulek on meie ümber ja seda on võimalik endale tekitada. Ja esimene asi, ma eelmine kord juba liiga palju rääkisin, seega ma tahan rohkem, et te ise räägiksite, et vaadake, kes te lauast, kes te siin keskel olete, et vaadatage üks 3 minutit ja leidke veel 5 ja mis asi on passiivne sissetulek, kuidas on võimalik passiivset sissetulekut. Ütleme, mitte kuidas on võimalik saada, vaid milliseid passiivseid sissetulekuid te veel teate. Et 3 minutit. Läks. Oma lauas, oma seltskonnas rääkida. Te võite kirjata ennast kokku ja... Ma tahan suures plaanis. No? Mina ei tea. Näit intress, ettevõtted ja raha arvel ja kinnisvara. Obligatsioonid, võlakirjad. Intressid on see, et aktsiatelt makstavad dividendid. See toimub firma ettevõtted.
oluline on see, et kõik osaleksid diskussioonis. Osalesin diskussioonis ja midagi veel. hoiused. Need patendid igasugused on osad veel. Need autoriõigused. Või on see ühekordne? Mis veel? Ma ei tea, mis tuleb, et patent on. Ei, nüüd frantsiis ei ole kindlasti. Saadad üks vaatasid tema nagu lapsed saavad kõik raha vastu. Aga neid on näiteks muusika lugusid. Minoriitsuse toetus. Siiamaani olemushüvitis. Tuli 20. See on see, kes on 1,5 aastat. Ja sel hetkel ta on passiivne, siis tuleb. Aga sel hetkel selleks midagi tegema ei pea. Mingid raamatud tegema ei pea, aga muusika lugude mängib kõvasti lapsi on nad teha, päris kõvasti on nad. Pension ka või? Ja pension on jah. Aga see sel hetkel, sa ei peagi nagu pensioni jõudma, aga sel hetkeni nagu tiksub, et sel hetkel, kui sa ei ole nagu võimeline seda välja võtma, siis ta vist nagu läheb rõõmsalt riigile või? See on see pensionifond. Sammas midagi ei tee. Pärandus. Kanada onu. Kanada. No olgu, okei, 2 minutit on möödas, et lõpetame partime ära. Kes lauas midagi rääkida, mis te välja mõtlesite siis? Alguses maast raha ei ole, eks ole. No see on leid ühekordne. See on võiks olla tegelikult ka, aga ei ole. Üüritulu ja... Kuidas? Tulumaksu tagasi. Kas maksude tagasisaamine riigilt on passiivne tulu või ei ole? Kui saad pidevalt ja kogu aeg ilma midagi tegemata, siis ikka on ju. Okei, miks ei ole? Sten? Miks ta ei ole? No kui sa pead ennem selle jaoks töötama, siis muidugi on, aga siis ta tähendab ei ole passiivne ju. Aga kui sa saad pidevalt, no ma vanema hüvitis muidugi 1,5 aastat on nagu pool passiivne ju. Vanem hüvitis on küll passiivne, see oli väga aktiivne olema selle. No see enne Sul laps juba olemas on, ega siis veel ei saa passi veel. no üks vanematest hoiab teine. Aga samas see tulu ei ole see, kas hoiad last või ei hoia last. Riik maksab selle pealt ikka. Kaotad lapse ära ja siis tuuakse ikka tagasi sulle, eks ole. Väga huvitav. Et igas mängus keegi küsib mu käest, kas ma selle lapse ära saaks müüa. Et Eestis mängust ei saa lapsi ära müüa. Aga lapsi te saate küll. Et kui me kellel on mäng lähedal, võite otsida üles, sealt on üks luut nimega Baby. Sealt saab lapse endale. Veel, mis te veel leidsid? Mis siin lauas on hästi huvitav, mida räägite teil jälle? No dividendid. Dividendid. Siis aktsiate ja laenude Dividendid millisel juhul? sellisel juhul, kui sa oled passiivne osanik firmas. Dividendide puhul on oluline just see, et või mida te teete, kus passiivne sissetulekuks muutub, on siis, kui sa oled see passiivne osanik. Mis teine äärmus, mida jälle tihti küsitakse, et no, kui ma mitte midagi ei tee, et siis ma ei tea, firma juhtkond keerab ikka mingi jama kokku ja nii edasi. Noh, on loomulik, et oma vara haldamiseks midagi tuleb alati teha, isegi kui seda passiivset sissetulekut saada, eks ju. Noh, firma puhul on need nõukogu koosolekud, kas või selle kaudu mõjutad siis kuidagi või aktsionäride koosoleku osalemisel. Et kuidagi sa ikka mõjutad neid, et päris sellist sissetulekut, kus sa üldse mitte midagi ei tee, noh, siis ongi see panga intress 2-3 aastat. Kas tähtajaline hoius või intress on passiivses või? On. See oli iganes. Tähtajalist hoiust sa saad veel kahte moodi teha, et kas see makstakse lõpus välja või seda võid iga kuu kõrvaseks. Et eks see piigi saab teha endale hoiuse, kus iga kuu nad maksavad sulle, kannavad mingi summa üle. Aga see on arvatavasti erinevad intressimäärad. Mingi väike vahe on küll. Lõppsumma kasulik ei ole. Seda tuleb arvuta läbi, aga selles suhtes, et jah, kui sa saad intressi iga kuu kätte, siis sa võid sellega uuesti midagi peale hakata. Ja siis minu meelest sama välja ükskord vist arvutasin. Ma arvutasin neid läbi, mis on 1-kuune ja 3-kuune näiteks vahe. Sa ei pea okei, me näeme detaili praegu, aga piigis sa võid teha aastase hoiuse või 3-aastase hoiuse ja teha nii, et nad iga kuu välja maksavad.
teevad seda selle 300. See intress on natuke väiksem kui perioodi lõpus saades, aga see on, neil on võimalik seda pakkuda sellist hoiust. Ideid sealt tavast? Vararent. Jah, ükskõik mis asja rent võib siis passiivne sissetulek olla, aga seda on passiivne sissetulek ainult siis, kui selle vara peale teil ei kulu rohkem, kui te saate. Et täna on hästi lihtne minna, et keskmine korteri, eks ju, 5-6 tuhandega välja laenu maksen 10 000, eks ju näiteks, iga kuu pead 5 tonni peale maksma, siis see on negatiivne sissetulek, et see ei ole nagu see, mida otsin. Et eeldus on see, et positiivne see raha. Kas see income on ta ikkagi, mis siis on? Aga negatiivne. Palju sa jõuad neid omada siis mõtleks? Ülevad tavast? Vara hoiustamine, selle pealt nagu tasuvõttel ma hoiustamine. Siit ülevad? Meil oli ka vararent peamiselt. Autoritasu on kindlasti väga huvitav. Seesama need mängud ja asjad, eks ju, Kiyosaki jaoks super rahamasin, eks ju. Inimesed ostavad mänge, maksavad, eks ju, tema ei ole täna siin seismas ja rääkimas meile, kuidas mängida siin. Ma olen paar korda Euroopa kaarti näidanud, see väike punkt siin on Eesti, eks. Et selle koha pealt tal ei pea küll aimama, kus kohas see riik on, kus seda tema mängu mängitakse. Nii ma loodan, et midagi, nägupidi tundub mind ära juba, aga kas see, kus see riik on, kus ta seda tarb või seda ma ei tea. Okei, see nii palju sellest passiivsest sissetulekust. Teine asi, mis ma tahtsin rääkida, keegi mäletab 70-30 reegli sealt rikastada vaenamise raamatust. Kes mäletab? Oli see niisugune asi? Kes rääkida tahab, mis on? No, 30% aja kulust annab su 70% tulemast. See on see 20-80 on see. Aga seal 70-30 oli raha kohta. Keegi mäletab, mis seal oli raha kohta räägitud? Super. See on väga hea aeg meelde tuletada kõigile, et olge nüüd ütlege oma telefon kas hääletu peale või lükake välja või suunake kellegi teisele või tehke sellega midagi. Et kõiki segab see, kui teie telefon helisema hakkab mängimise jooksul. Aga 70-30, keegi mäletab, mis seal oli juttu? 30% tuludest siis investeerida, siis selle 30 eraldad nagu ära, 70 kulutad ära, 30-st siis 10% investeerid, 10% kulutad heategevuseks ja 10% säästavamist. Kes siis on taeva, milles jutt käib? Et asja idee on selles, et ma rääkisin passiivsest sissetulekust ja nii edasi, aga keegi tegi mõte, tahaks pihta hakata kuidagi. Kuidas siis pihta hakata nagu, ütleme, selle investeerimisega või selle poole liikumisega, et see passiivne sissetulek kunagi tekiks ja oleks võimalik sellest olevatest välja saada, milles see mäng on. Et üks variant selleks on käigides 70-30 reeglit ja see 70-30 reegel on siis see, et teile iga kuud näiteks laekub palk või mingid sissetulekud, et siis te panete 30% sellest kohe kõrvale ja üritate siis selle 70% hakkama saada. Nii tuleb enne surm kätte. Või see enne surm kätte tuleb? No kui 10% ainult investeerid. Vaata. Nii. Et väga hea küsimus, aga jõuame kohe selle. Ja see 30%, et siis on mõeldud niimoodi, et 10% võiks panna selleks, et investeerida, 10% säästmiseks ja 10% heategevuseks. Kuidas säästa? Säästa võib näiteks samad hoiused, millest meil juttu oli. Ise näiteks, mis ma teen, on see, et ma hoian SEB panga likviidsusfondis. See on niisugune fond, kus on 100 krooni osaku väärtus, teenustasusid ei ole sisse välja liikumisel ja raha saab kohe kiiresti kätte. See on niisugune, minu jaoks vähemalt on see hästi likviidne raha, mida ma saan kohe kätte ja kus mul eesmärk ei ole mingit kõrget intressi teenida. Näiteks, millal mul seda vaja on olnud, eelmine aasta mul läks seda raha vaja, siis mul need säästud jooksid suht nulli lähedal lõpuks ja need jooksid siis, kui ma otsustasin, oli 2 korterit, ma otsustasin need ära müüa. Kummas küünit ei olnud enam sissetulekut ei olnud, eks iga kuu oli kulud vaja katta. See asi venis palju kauemaks, kui ma arvasin, et see venib. Ja
tegelikult enda elamine ka 3 korteri kulud, eks ju, ja nii edasi, siis lihtsalt jooksvatest sissetulekutest ei olnud piisavalt. Siis see oli see koht, mida ma kasutan tegin. Neid vahendeid, mis on siiani korjanud. See on niisugusteks, ütleme, hädaolukordadeks raha, et mida korjata, kui tekib niisugune vajadus. Kui need asjad sai müüdud, ma panin raha tagasi sinna sellesse säästukontole. Ja reaalselt, kuidas ma ise teinud olen seda, on see, et mul ongi pangas, mul on nüüd kontodest rohkem, aga iga selle asja jaoks mul on eraldi pangakonto näiteks. Reaalselt, kui telleri juurde lähen, siis ta vaatab jälle, mis konto nüüd tahad midagi. Et millegipärast imestavad, ma see vist ei ole väga laialt levinud, aga mul on olemas, seal veel on vist 5 kontot või 6 kontot. Ja 3 nendest on nende eesmärkidega just nimelt. Et raha tuleb sisse, 10% kontodele ära. Ja säästmine on siis tõesti see, kui mingi jama, mingi vale adressus tekib, siis see on see puhver. Hästi likviidsed vahendid, millega saab hästi kiiresti kätte saada. Et sealt SEB likviidsusfondist sa paned, et tahan kätte saada ja siis kohe on ka veel olemas raha. Mis see intress seal on? See sõltub erinevast asjadest praegu kuskil 4-5 vahel. Kas see on sul isiklik või on ettevõtte oma? See on isiklik. Aga sealt teeb tulumaks maha veel, see on nagu miinus selle puhul. Aga ta on just likviidsed vahendid selleks, kui tekib mingi jama. Siis anneta. No mitmeti selle mõista saab? Reklaamifond? Mis mõttes reklaamifond? No Sponsordus, ma ei kujuta. See on hea tegevus, et üks asi, mis te siin mängus ka näete, on nii odaväärtes kui ka see fast trackile kiirteel seal väljas on niisugune ruut nagu hea tegevus. Põhiline, mis ta teile annab, on hea enesetunne ja võimalus ühiskonnale tagasi anda. Üks variant on veel tulumaksu tagastusega nendele heategevusorganisatsioonidele arvatakse järgmise aasta tulust maha. Kohe jõuan ka sinna, aga see nüüd detail jälle, eks ju. Me praegu räägime vaheldamisi kogu aeg detailidest ja suures pildist, aga suures pildis on see ühiskonnale tagasiandmine. See on sinu võimalus mõjutada mingeid ühiskonnaprotsesse. Me teame, et poliitikud jagavad oma suve järgi sõprad ja ma ei tea, mis iganes, igast vaadamusi on, eks ju. Et nüüd selle raha andmisega heategevuslikud eesmärgid tegutsevale mittetulundusühingule, sihtasutusele, me saame nendega neid natukene mõjutada, mida nad teevad. Või me saame mõjutada selle kaudu, et me anname selleks tegevuseks raha, mis meile nagu meeldib. Kus ma ise olen annetanud raha, on üks heateo sihtasutusele, kes üldiselt propageerib heategevust. Siis Junior Achievement on niisugune sihtasutus, mis õpetab majandusõpetajaid ja üritab selle majandusõpetus koolidesse viia. Ja on veel erinevad sihtasutused või kohti, kuhu ma ise olen raha andnud. Näiteks ka on mingi tasuta tarkvara Open Office'i mingi Eesti peegel, kus saab kiiremini alla tõmmata Eestist asju. Et see on ka mingi mittetulundusühingul selle taga ja mingi hetk neil serveri oli nii vana, et see ei töötanud enam, siis nad korjasid annetusi ja ma andsin ka oma panuse. Ja see, mis sa rääkisid enne, näiteks sama headel sihtasutus Junior Achievement ja palju on terve rida mittetulundusühinguid, kes on niisuguses nimekirjas nagu tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri, mida siis koostab Vabariigi Valitsus. Ja kui nendele ühingutele raha anda, siis on võimalik järgmine aasta kui eraisikuna anda, siis tulumaks tagasi saada. Kuni 5% sissetulekust võib anda sellistele ühingutele. Ja kirikud on ka veel sinna lähevad. Me ise usklik ei ole ja seetõttu kirikutesse ei ole nagu panustanud. Aga et on võimalik tulumaks veel tagasi saada. See on üks osa. Ja firmadel on võimalik kuni 10% eelmise aasta kasumist anda nendele ühingutele, ilma et neile tekiks täiendav maksukohustus. Või siis 3% jooksva aasta palgafondist. Et muidu, kui te annate suvalisele mittetulundusühingule raha näiteks oma firma arvelt alati kanda, siis te peate tulumaksu veel täiendavalt maksma riigile selle pealt. Aga siis need ühingud, kes on nimekirjas on, siis nende puhul ei pea maksma tulumaksu. Et üks Jüfu on veel seal, mis saadab siis õpilasi teistesse riikidesse õppima aastaks pooleks. Ja niisugused. Okei, need said ära, aga tegelikult kõige olulisem osa, investeerimiseks raha. See on nüüd see raha, millega siis
võtta erinevaid äririske, alustada mingisuguseid projekte. Esimene asi, mida võiks teha, on oma osaühing. Et sealtkaudu juba edasi liigutada, sest kui te hakkate juriidilise isikuna tegutsema, siis teil tekib tohutu maksusääst juba ainult tänu sellele juriidilise, kui hakkad tegutsema juriidilise isiku. Teil enda juriidilise isiku osaühingu aktsiaseltsi teisi vorme väga ei soovita, aga need 2 vormi on päris head vormid, et siis seal tekib juba päris palju võimalusi juurde. Aga sellest ma arvan, et ma räägin järgmine kord, näiteks toon teile mingi võrdluse, kui palju mingi asi maksab, kui te ostate selle firmale ja palju te ise ostate, palju te olete riigile makse ära maksnud. Need numbrid vaadates, siis vaadake ka segane, et riik võtab ikka päris palju varem endale vahel. Ja samas see investeerimise raha, miks see on just vaja nagu kõrvale panna, mitte minna, et võtta sellest näiteks 70%-st. Et see, et 2 nädala pärast oleks vaja süüa osta ja korteri see arve ära maksta, aga täna läheks, et teeks börsil kähku ka tehingut, et äkki õnnestub nagu kasvatada. Et see ei ole nagu sellepärast hea mõte, et sul ei ole nagu garantiisid, et sa tõesti seal kähku midagi teed. Kasiino, jah, väga tuli. Ma ei tea, kui palju sealt võtta, aga kusagil ajale pealgi ma nägin just, et kasiinod on hakanud nagu kahjumit teinud, sellest, et võidetakse liiga palju. Aga kasiinosse ikka ei soovita minna. Ei, aga siis selles mõttes, et kui sa alustad nagu esimesest 10%-st, siis sa lähed nagu eesmärgiga investeerima, aga kui see nagu nihu läheb, siis sa nimetad seda lihtsalt annetuseks, et nagu annetad sporti. Siis tõmbad nagu selle, katsutad uuesti. Ja kasiinos. Okei, no anneta otse sporti vähemalt. Jõuab sinna kogu raha, muidu ikkagi kasiino võidab olla endale. Investeerimine veel, miks on hea just väikse rahaga pihta hakata tegelikult. Kui alla 500 000 kraani koguneb siia, eks võib-olla 200 kraani. See on hea aeg minna börsile ja teha mõni tehing ja proovida selle rahaga. Ja kuna see on nagu nii-öelda kõrvale pandud raha, eks ju, siis ei tohiks nagu midagi juhtuda sellest, kui sa selle ära kaotad. Et me ei taha toiduraha nagu kõrts sinna panna, vaid me tahame ikkagi vaba raha nagu sinna panna. Ja miks on kahjulik minna selle 1200 kraaniga minna ja teha oma esimest aktsiatehingit? Sellepärast, et nii palju, kui ma tean inimesi ja ise ka kunagi, näete ära näiteks selle kohe, et tahate mingi hinnaga osta, annate mingi tehingukorralduse ja saate hoopis mingi teise hinnaga. See sunnib teid õppima, mis te valesti tegite. Et see on asju, mida õppida. Teine asi, mida te näete, on see, et tehingutasud sõid ära. Selleks, et üldse raha tagasi saaks, peab äkki paari aktsia ostu puhul, peab see aktsia hind kahekordistama, et see nulli saaks. Kõik juuksed õppetunnid. Kui teil on nagu juba 1 000 000 krooni või 2 miljonit kusagil või ma ei tea, mingi suurem raha, siis te saate need samad õppetunnid, ainult see, mis te kaotate, on palju suuremad numbrid. Sellepärast on jumala hea, kui teil on vähe raha. See on nagu suurepärane aeg õppima. Sest need õppetunnid te saate nii või naa. Et lihtsalt ise valite, mis summaga te need alguses saate. See on nagu see investeerimisraha. Kui midagi koguneb, tegelikult see raha hakkab. Ma hakkasin ise 2004 või isegi enne ennast niimoodi kõrvale panema. Ja väga kiiresti tegelikult kasvab, üllatavalt kiiresti. Võrdes sellega, mis ma arvasin. Ja otsa aktsiatesse? Ma olen aktsiaitega proovinud tehingut teha ja erinevate muude väärtpaberite optsioonidega olen kaotanud ja igast kinnisvaras. Nüüd 2 korteriga tehingud ja nii edasi, aga need on väiksed tehingud, kui teil on väiksed tehingud ja kaardid tulevad siin, siis see on nagu see, kuhu mina olen jõudnud, eks ju. Et mul on nagu lõumi minna veel küll ja küll. Aga selleks, mingi algkapital on nagu olemas, et siis on hea teha nüüd. Tasub hakata nagu kord. 3 minutit aega arvatage, mis te kuulsite nüüd. Rääkige oma vahel nagu üle ja pärast seda ma räägin, mis arvatada vahel. Küll arvasin nii kaupa kõrgupis, kuskil ei jõua. Peets pidi väga kõrge palka, 10% kaugemaks. Kui palka üldse ei saa. Saate teavet ja kogemust, kuidas neid asju teha. Selle sama annetamisega näiteks midagi, üks näide lihtsalt. Sellest rahast ei ole lihtne lahti saada ausalt.
ja pärast tulumaksu tahab tagasi saada. Kolmas neljast tagasi ma mäletan, kui ma andsin paanile ühingule, siis järgmine aasta ma tuludeklaratsiooni hakkasin tegema, siis mul tuli välja õppida täpselt, mida need mittetulundusühingud peavad tegema selleks, et see asi ära deklareerida, see annetus. Ja siis nende raamatupidajatele õpetada, kuidas seda teha. Sellepärast, et neil on tõeline aimugi, kuidas eraisikut annetust vastu võtta. Kuidas seda korrektselt vormistada. Näiteks see oli üks üllatav kogemus minu jaoks, et tegelikult te saate väga huvitavaid kogemusi, kui te hakkate neid asju tegema. Ja need summad, mis mina tookord andsin, oli võib-olla 200-300 kraani mingis lõpus selle ühingule, eks ju. Et see ei pea üldse mingid nagu suured summad olema, et vaadake, kuidas seda asjad käivad, te õpite õudult palju selle kaudu. Ja kasulik, ühekord ütlen, et kasulik on õppida väikeste summadega. Et küll jõuab pärast suurematega. Nii. Siis viimane asi enne mängimist. Näete siit ka, Naptoogina. Et viimases raamatus ja Cashflow klubides ka üles näidatakse seda pilti. Minu tööksin neile hommikul siis eesti keelega. Õppimise koonus või püramiid, ma ei tea, kuidas see ja tõlge oleks, et inglise keeles oli kroon ja siis ma tõlkisin otse koonuseks, siis ma mõtlen, mis asi see koonus on ja siis ma võtsisin netist üles ja see on see torbit nagu ümmargune. Püramiid on ta nagu 2 teena, aga ütleme 3 teena niimoodi, koonus on nagu mõõtmeline. Aga see selleks, et see on üks 69. aasta tehtud uuring Arizona ülikoolis üles. Ja siis kuhu nad jõudsid või mis nad siis avastasid, et kui palju jääb inimesele, palju ta mäletab 2 nädala pärast, kui ta midagi kuulnud, näinud, teinud. Ja siis need on need tulemused nüüd. Et alguse 3 on 10% on sellest, mida me loeme. Et inimene mäletab 2 nädala pärast umbes. Järgmine, mida kuuleme, 20% ja mida näeme, siis 30%. Et kahtlaselt meenutavad need alumised 3 nagu, ütleme, traditsioonilise kooli ja ülikooli tegevust. Et kõigepealt teile ülikoolis 1,5 tundi kõigi jaub midagi, siis antakse teile ülesanne lugege kõvasti ja siis 4 kuu pärast teeme eksami. Mulle üheselt oleks uuring on väga aegunud, see maailm on nii palju muutunud, et seda infomahtu, mis meil läbi käib, tuleb oluliselt rohkem, protsendid on meeletult kukkunud. Võib-olla arvatavasti ka Saki värskemat uuringut ei olnud sõltamiseks, aga see näitab ka juba ütlest, et tegelikult sellise süsteemi puhul see ei olegi realistlik, et mäletate neid asju. Selle tõttu me näemegi kõige rohkem, paremini läheb see Tartus, eks ju, kus siis nädal või paar päeva enne eksamil, eks ju, rahvas on läbi raamatukogus ja üritab kõike uuesti siis läbi käia, sest siis on mingi lootus, et midagi on meeles ka eksime. Nüüd see sissejuhatav osa, kus mina rääkisin natuke, miks ma tahtsin, et arutaksite, on see, et osaledes aruteludes jääb oluliselt rohkem meelde teile. Et selle uuringi jälgi mingi 70%, ühesõnaga oluliselt rohkem jääb teile meelde, kui te lihtsalt kuulate ja mina teen siin midagi, räägin juttu, eks ja te olete mõtetes juba kodulisel kus iganes mujal, siis kui te pärast läbi arutate need asjad, siis teile jääb palju rohkem meelde. Miks see mängimine on hea? Et kõige rohkem jääb inimesele meelde siis, kui ta teeb ise reaalset asja. Uskuge mind, kui te lähete ostate oma esimese rendikorteri või asja üürimiseks korteri. Te teeb väga hästi meelde, mis te seal tegite ja kõik need sündmused. See on emotsioon ja kõik see, mis seal on, jääb väga hästi meelde. Aga kuna me kõik koos seda teha ei saa seda protsessi läbi, siis järgmine asi on see, et püüame siis simuleerida seda kogemust ja neid mõtteid, kuidas see asi võiks toimida. Ja selleks on nüüd see lauamäng loodud. Ja selleks on see lauamäng hea. Et me saame mängurahadega teha neid tehinguid ja me tegelikult saame erinevaid tundeid kogeda selle mängu jooksul. Mõni tehing tuleb metsa, eks ju, siis ei ole nii hea tunne, väga palju häid tehinguid tuleb siin mängus, eks ju, siis on väga hea tunne, et see mäng on just selle jaoks, et simuleerida seda tegelikku kogemust. Ja alustagem mängu siis nüüd, et kõigil on
Nii, räägi nüüd, mis sa tahtsid? Anna mulle 1400. 1400 pool mängib. Ja, ma oleksin 10 000. Ma näin 5 tunni ka. 16 peal ei saa. Kulma aasta peal 200. Ma võtsin 10 laenu. 5 tunni ma mängin. Anna mulle töönud pere käest. Ei, ma olen maksuoodi. Ma olen 3 aasta peal. Eesmärk kolimine suureks jääb. 3. Võisid midagi muud. See on nüüd sinu otsustada, kas sa tahad praegu see 30 000 kätte saada või ei taha. Sa võid mingi muu tehingu osta selle 30 000 eest. Ja sul on vähemalt vaba raha, et osta kortereid või tehinguid. Ma veeretan 20 sinna. Tema on see... Kõva palga tõust. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ei, 2 palka saad, jah? Tõmbad selle tehingu. Tõmbad selle tehingu. OK4U. Naaber pakub sinu kõrgema raha liikumise kinnisvara eest 150%. Hind 10. Vähe. Autoliising 51 tonni, ma maksan tegelikult ära ma maksan ka eluaseme ja autoliising ära. Sa käisid marketis seda raha lihtsalt üles teisi. Tähendab, see peab seda Sain ikkagi välja. Sain välja? Mis valemiga sa välja said? Okei, kuulge, pange palun mäng kokku kõik lauad. Mis seal on? Pange kõik rahad tagasi ja kõik mäng kokku ja kõik karpi ilusti.
ärge palun suruge karpi midagi, igal asjal on oma koht. Ja siis teeb kõige tähtsam osa ehk kokkuvõte. Hea pakkumine, siis võimalikult palju tuleb. Kas võid seletada natuke väljasaamise efekti sellele kunagi särgiga meelde? Kuidas saab välja? Ei, kui oled välja saanud, mis siis saab? Mis siis saab? Siis järgmises mängus näed siis, kui välja saad. Et mis siis tuleb teha? Teised ütlesid, et parem ära keera ringi. Venitasin püksikummi, sain veel teleka endale. Ma tuled räägi uuesti, mis sa said sealt? Värvi teleka, suure. Aga jäin ikka veel rattast välja, hoolimata teleka. Rattast sisse siis? Välja ei saanud? Sain välja ja sain ka teleka. Okei, aga järgmine mäng saad varem välja, siis saad teisel pool mängida, siis näed, mis seal toimub. Lühidalt on raske seletada. Kes esimest korda oli? Ligi pooled. Mis sa õppisid täna? Tuleb kiiremini arvestada kokku. Kiiremini? Kokku arvestada. Okei, käigu läbi uuesti, kes esimest korda oli? Pena, mis sa õppisid täna? Peab riskida rohkem. Mis sa õppisid täna? Alguses peab leidma mingi asja, kui tuleb kallimalt maa viia, siis on raha, et muid asju osta. Osta odavad, müü kallid, väga hea. Oled usaldus ise tunnete riski? Rohkem riski? Veel keegi, kes esimest korda oli? Noh, mis õppisid? Mina olen arvu, et meil tiitpiilid ei olegi nii tiitpiilid. Oleks võinud varem võtta. 6000 ja rohkem, jah? Okei, kes teist korda oli? Teist korda. Mis sa õppisid või mis teistmoodi oli? Samamoodi oli, et Vedas rohkem seekord? Kus sul oli? Ka samamoodi õnne oli rohkem ja seekord osad ise küll tiitpiilega võtma, et Kuulake, kuulge. Kui ta teist korda ütleb, et õnne oli rohkem. Mis see tegelikult on? Kas sa nägite seekord rohkem neid tehinguid ja reageerisite rohkem kui eelmine kord või mida te mõtlete, et õnne on rohkem? Tuhu teada vähem ja võimalus rohkem, aga hea. Kes see teist korda oli? Mis on teist korda? Jah. Okei. Väga hea. Veel teist korda, kes oli? Kes kolmandat korda oli? Teist kolmandat korda. Mis oli teist korda? Ülejäänud, olge head, kuulake ka. Mul on midagi öelda, aega on vähem. Kodus mängides... Aga mis on teist korda? Vahet on rohkem aega või vähem aega? Üks asi, miks see on ajapiirang, me mängisime tükk aega, mängisime niimoodi, me mängisime 3 tundi, 4 tundi, vahest läks 5 tundi aega, et ära võita, eks ju. See tulemus oli see, et inimesed olid jumala väsid kõik ja kokkuvõttes me ka ei teinud pärast, eks ju. Et see on teist korda, kui me teeme seda mängu niimoodi, mäng on 1,5 tundi. Et teist korda, kus me teeme 1,5 tundi. Mis sa arvad, üks asi, sest mängus on kaart, numbrid, otsus. Järgmine, kaart, numbrid, otsus. Natuke teksti ka.
et see on see, kuhu te peaksite jõudma. See mängust on võimalik välja jõuda 40 minutiga rattast, võib-olla veel kiiremini osa jõuab välja. Et tempo on üks asi ja sellepärast ma ütlen teile aega ka vahepeal, et tuletada meelde, et see mäng saab läbi. Nii, eelmine kord ma rääkisin ühest lühendist. Nii, mis ROI tähendab? Kes tahab seletada, mis ROI on? ROI on, et räägib kohe räägib. kapitali tootlus. Seega räägib, okei, kes räägib? Mis see tähendab? Sa saad nii mitme aasta pärast tagasi. ROI on 1% lavane number, ROI 60%, mida tähendab 60% ROI? oma esialgsest investeeringust esimese aasta lõpus on 60% tagasi. Aga hea, võti on selles, ühe aasta jooksul sa saad 60% rahast tagasi. Kes vaatas seekord ROI kaartide peale? Väga hea, rohkem, eelmine kord oli 3 kätte, eks ju. Et ROI on väga oluline asi, iga kaardi peal on teil antud see ROI või yield või ühesõnaga see tootlus, palju te saate aasta jooksul tagasi, iga kaardi peal on kirjas see. Üks olulisemaid numbreid üldse, mida vaadata sealt peale cash flow. Kelle ettevõtte toodab üle 50% ROI? Ei, ma ütlen minu toodab. No väga hea, tuli. Okei, kes on andnud käime mängus 5 või enam korda? 5 või enam korda. Ergo, mis oli teistmoodi? Ma mängisin täna esimest korda Cashflow 2.02. Ahah, et siin meil lauas mängiti 2.02 versiooni. Okei, mis vahe oli? No, see on rohkem turuga reaalne situatsioon, kui 101 mulle tundus. Jah, on. Mis juurde tuli? Optsioonid, turulangused, üks müük. Lühikeseks müük. Üksid asi nagu optsioonid lühikeseks müük. Kui aru ei saa olla, kui te olete kusagil vähemalt 5 korda üks ühte mänginud, siis on hea mõtet 2.02 mängima hakata, sest tuleb huvitavaid uusi asju juurde. Et see 1.1 mängus kõik ei ole, et kes Rocky alguses suutis kõik ühte mängu toppida ja siis ta sai aru, et inimesed nagu liiga palju infot. Ja sellepärast jagati 2 mängust edasi. Ja 2.2 on teised reeglid ja nii edasi. Neid põhiliselt läks täna, ma nägin aeg selle peale, et õppida reeglid. Järgmine kord läheb kiiremini. Kes maksid laenud tagasi? Mängud? Neid laene, mis seal all oli, see laen ja neid kohtusid tagasi maksid. Miks sa maksid tagasi neid laene? Iga kui sa kuulsid väiksemaks, mis see andis sulle? See andis mulle seda, et ma saaks võimalikult kiiresti passiivse suuremaks kulu. Okei, veel, kes maksid laenud tagasi? Hoidke kätt üleval pool natukene. Miks sa maksid laenud tagasi? Okei, kes veel maksid laenud tagasi? Miks sa maksid laenud tagasi? Selle abil said tingist välja. Okei, see on väga hea. Nii, kes veel tagasi maksid laenud? Robert Keskis. Millal sa laenud, miks sa laenud tagasi maksid ja millal? Kas sa aitasid tingist välja? Kas selle tulemusena konkreetselt sai tingist välja? Okei. Kas keegi teist arvutas nende laenude intressiprotsenti? Nii, mis oli laenu protsent seal? No lambist võetud laen on 120% aastas. Nii, aga teiste? Leasing ja arvmisel, need on seal mingi 20-30 cirka vist. Ja eluaseme laen on mingi 10 või alla selle vist. See on väga oluline info. Nii. Eluaseme laen ei maksa nii pea maksta. Okei, ja palju joid tehingutel? 30, 60, 100, 53. Hulematel kahtidel mingi 23. Null ja ROI, millal on null? Okei, aktsiate reebis, kus see hinnaga teenitakse. Selles mängus on see, et teil ei ole mõtet oma likviidsust ehk oma vaba vahendid tegelikult ära likvideerida nende laenude tagasimaksmisega.
ta on põhjendatud siis, kui te selle tulemusena saate ringist välja, väga hea. Aga enne seda, kui te selle konkreetse liigutuse tulemusena ei saa ringist välja, eluasemelaen, tarbimislaen, kõiki neid asju, neid ei ole mõtet tagasi maksta. Sellepärast, et nende tehingutega, kui te panete raha sinna võimväikestesse või suurtesse tehingutesse, te teete palju rohkem raha tagasi seal. See on väiksed protsendid võrreldes sellega, mis te maksate. Või see, mis te maksate, on väiksed protsendid, see, mis te teenite, on oluliselt suurem. Ainult ühte sorti laenu tasub kohe tagasi maksta, see on see pangalaen, millega intressi on 120 ehk 10% kuus. See on ainult laen, mida tasub vähendada. Sest seda saab iga hetk kohe uuesti võtta vaja. Seda eluaseme laen, mille on 10% intress. Te ei saa seda uuesti võtta seal. Ja te annate oma vaba raha käest ära. Eluasemel on teil võimalik suuri tehinguid võtta. Mingi vastuoluline värk segane. Et mängige, järgmine kord ärge makske laen tagasi, mida mängite. Viimasel hetkel kui te aitate teid konkreetselt välja saada, tehke. Kui ei aita, ärge tehke. Lõppu liiguti juba, et enne me oleme mõtted kindlasti. See on mida järgmine kord proovida. Järgmine kord natukene ja kes te olete siin, te mängite uuesti, järgmine nädal te mängite. Ärge makske neid aega, vaadake, mis juhtub. Kas saate välja kiiremini või ei saa? Ma usun, et saate jõuda kiiremini mängust välja. Või rakist välja. Üks asi, mis ma veel räägin, mitu inimest oli neid mängus? Mitu inimest neid pangana funktsioneeris? Üks? Siin? Üks, kaks on see mõnda 8. Üks oli? Meil oli 2. Kui teil on panga raha kusagil laua otsa peal, siis vähemalt 2 inimest ulatab sinna. Nagu tõsiselt, mõlema pool istub keegi. Et need, kes seda kasutasid, väga hea. Mis ma nägin lihtsalt? Ma nägin, et teie mäng venib, kui te ootate ühe inimest raha annab. Et vähemalt 2 inimest peaks olema pank, et raha liiguks kiiremini. See tõmbab teie mängu kiirust oluliselt alla, kui teil on ainult üks pank. Üks inimene opereerib pangana. Vähemalt 2 inimest tõmbake panka. Ja raha liigub kiiremini, mäng liigub kiiremini. Kes on rohkem kui 10 korda mänginud? Kes on rohkem kui 10 korda mänginud? Ma ei näe neid tegelasi, kes peaks käed tõstma. Margus! Tõstke uuesti üles 10 korda. David! Kes on rohkem kui 10 korda mänginud? Kuulete, ärgake üles. David, mis toimus sinu mängus seal? Lapsi sai kaasa tehtud. Kogenud mängija. Peale laste ei saa midagi. Margus, mis sul oli? Lõpis ei kuulka. Isegi kui võtta väga suuri riske ja teada sellest mängust päris palju, siis õnne on ikka päris palju vaja, et need kaardid jookseksid niimoodi kätte, et sellest ka kasu oleks. Ringist välja ei saanud? Ei saanud. Sa ka ei saa? Peaaegu pank. Kes läksid peaaegu pankrotti? Ausalt. Mul oli negatiivne cash flow. Negatiivne cash flow oli, iga kuu maksis peaaegu palga päev. Paar palgat. Kes oli, kellel oli veel peaaegu pankrot? Mis juhtus? Lõpus vahepeal ma vaatasin, mul on 15 000 käes või midagi sellist ja ma ostsin 30 000 asja. Millega ma võtsin endale suure pangalaenu peale. Siis ma sattusin sinna ringile, mis oli see, et sa pead maksma oma kogu kulu 2 vahele. Ehk siis oligi see, et mul lõpus oli 140 krooni oli ainult sissetulek ja siis tuli veel mingi asi, kus ma pidin tasuma ja mul lõpuks oli 40 krooni, oli üldse sissetulek. Aga siis ma sain oma 3 kahendikku maja maha müüa ja lõpus oli 44 000 käes. Ja et maja osta, ma pidin natuke juurde laenama 100 krooni. Ja see teenis mulle tagasi 100 000 teenis tagasi. Väga hea. Kes veel oli peaaegu pankrotis? Mis juhtus? Kulud tekkisid juurde, aktsiad olid käes, aga ei saa olnud müügimomenti. Keegi tahab veel midagi öelda? On keegi midagi südamel, mida tahaks jagada?
pooleteist tunni mängu juures, mis õnnefaktor on seda kindlasti. Reaalses elus ka ju. Mul on üks ettepanek. See tähendab seda, et kui sa kodus niimoodi konutad ja midagi ette ei võtta, siis ka midagi ei juhtu. Et sa pead ikkagi turul olema tegutsema, kui tahad kuhugi edasi jõuda. Kuulsite, mis Helga ütles, koolida palun neile, et nad sellest aru saaksid. Et sa pead reaalselt turu peal kogu aeg olema, et asi liiguks, et muidu ei liigu veel. Kuule nurgalaul. Helga koolda veel üks kord seda, et need tüübid ka seal kuuleks, et teie ka kuulake, palun. See on väga oluline info. Et tuleb reaalselt kogu aeg turul olla, infoga kursis olla ja tegutseda, mitte kodus konutada. Miks ma tahan, et tahtsin, et Helga koodaks seda 3 korda? Sest ma tean, et Helga on kogu aeg turul reaalelus, kogu aeg tegutseb. Võtta väga palju õppida. Veel midagi, mis sa tahtsid ette märgata? Ostke omale mängige seda 20 korda ja te leiate tunduvalt rohkem tehinguid. Tegin omale ettevõtte ja olen sellest mängust kõvasti õppima. Väga hea, õige jutt. Ja rogi üle 50, nagu ütlesid. Tegelikult on veel rohkem, aga mis ma siin ikka. Rääkige pärast nagu uurige, mis ta teeb siis. Kuidas teile see ruum? Kes oli eelmine kord kohal? See ruum on parem igal juhul. On parem? Kes edab veel? Kuidas ruum on? Lähemal ka. Selles 4 isegi on paremad tiimid kui 6, aga ainult algatajad venib see ringi kaua. Et ideaal on 4 inimest mängus, maksimum on 6. Vähem on ka nagu igav, aga 4 on nagu see ideaalne mäng. Eelmine kord oli meil mänge vähem, sellepärast ma iga kord ütlen, kui ma lihtsalt saadan kutse, et kellelegi mäng on, võtke kaasa, tulge koos mänguga, et siis me saame teha 4 mänge, et muidu meil ei ole siis mänge piisavalt. See on nagu okei, 3 minutit on aega veel arutada, mis te õppisite lihtsalt kokkuvõtte osas veel ja kõike seda ja siis sellest korraks on üritus läbi ja järgmine kord kohtume siin uuesti. See kogu aeg tõuseb? Ei, see seisab paigal. Et see laenu tuleb müügil tagasi maksima. Siin on laenu sellega, et sa maksad ainult intressi iga kuiselt, et seda põhiosa ei maksa tagasi. Siin on nagu kokkuvõttes positiivne, ei maksa laenu intressi. Aga kui sa oled need kõik oma vara maha müüd, siis on siin ka 0. Jah, see müügil seda laenu tagasi. Aga see on ainult informatiivne küll, et sa teaks, mis panga osa on ja mis sinu osa, kui tekib see. Okei. Aga vaata, kui sa paned siia õige peale, mis on tagumine ja mis on kost, siis siin nendest 2 saab nii selle välja. See saab jah, kõik asjad lihtsalt välja astuda. Seda numbrit saab astuda välja, mida teekis kokku, eks seda numbrit siis kokku. See on korrektsuse mõttes. Kui mul 9 minutit veel. No jääb künnis. Võid minna mõnda laulu vaatama, seda räägime, küsime midagi. Üks küsimus see, kes ei ole riski? Kes ja mõlemad ettevõtte ja saada välja et mul üks paverdus oli, kirjutan mulle Maire Aadis, siis järgmine saate. Pane see paberi siia laua peale. Sama saab seda kinni panna. Mis on? Hakkan maha. Selle ma ostsin alles pärast, see oli viimane. Sellega ma sain siis siia nagu selle kolusena.
Respekt. Tere, Liina. Oota. Kuule, on sul ligi aega või? Ma pean 7 minti teipi laskma. 7 minti? Nüüd laskma. Sten Maurits, tegelenud kinnisvaraga. Muidu ka tegija. Läks mängu vastu. No mehed, sooviti midagi kommenteerida veel? Ja naised. Üldiselt mulle meeldiks see pooleteist tunni asemel oleks 2 tundi. Kuidas? Mulle meeldiks ka pooleteist tunni asemel oleks 2 tundi, sellepärast et iga kord on mingeid inimesi, kes on esimest korda, siis on esimene 15-20 minutit läheb puhtalt sellest, et mis on reeglid ja nii edasi. Okei, kes vastu soovitada pooleteist tundi, ma arvan, et kui meeskonna, et 2 tundi oleks muidu. Ennast peab paremini tundma. Paari pärast tegema või? Jah, mul paar tükki müüa ja paari lähen. On teil kommentaare veel? Mille kohta? Mängu ja üleüldse. Mängu üle 5 aasta on jälle päris hea meelde tuletada. Hakkame edaspidi. See mees ostis mängu siis, kui Eestis polnud eestikeelset raamatut olnud. Jah. Olete ise tegelenud ka kinnisvara ostu müügiga ja äriga? Mina tegelen kogu aeg? Jah, ammuses ajaks, aga mitte nii selle buumiga ei teinud kaasa ja... Kelle käest ma neid kaardid tean? Peetri käest või Marguse käest, mis täpselt ei tea. Musta kampsuni. aga noh, vähemalt on neil müügil. Kui sama läheb teeb. No, mõtle, miks ma meelsin tatuusid teha, aga ma ütlesin, et ikka Tallinnasse nähtud, kui meil aga on hea meel, seda kas nagu täna ka vaata rääkis, kui sa pead midagi rääkima, sa pead ise muidugi mõtlema, kui ise mida sa tahad oma asjast rääkida, aga sa saad muidugi näidata head. Muidu oleks raamat, mis kirjab. Ei ole väga